Nad ütlesid, et Ukraina kaotab sõja. See oli vältimatu. Venemaa oli lihtsalt liiga suur, liiga võimas. Sõjaline suurvõim väikese vastu vajas lääne abi, et endalegi anda võimalus üle kuu või 2 ellu jääda. Kuidas asjad on muutunud? Ukraina on nüüd sõjapidamise meister ja on muutunud nii võimsaks, et isegi USA vajab tema abi Iraanis. Riik, mis kunagi sõltus teistest, on nüüd valmis saama selliseks riigiks, kellele tema liitlased saavad loota igas kaasaegse sõjapidamise aspektis. Ukraina president Volodymyr Zelenski on teinud avalduse. Esimest korda Ukraina ajaloos on meie sõdalaste julgus ja meie rahva vastupidavus piisavalt relvastatud, et kaitsta end Vene rünnakute eest, ütles Zelenski 13. aprillil Ukraina relvatootjate päeva puhul peetud kõnes. See tähendab, et Ukraina on ühendanud toetuse, mida ta on saanud nii paljudelt liitlastelt pärast Putini sissetungi oma kodumaise kaitsetööstuse arendamisega ning saanud selliseks suurjõuks, mida Putin alati kartis, et ta võiks saada. Nüüd on Ukraina tugevam kui kunagi varem oma ajaloos ning Zelenski annab sellest maailmale kiiresti teada. See ei ole esimene kord, kui Venemaa on tulnud hävitama Ukraina riiklust ja vabadust, ütles Ukraina president Venemaa sissetungi kohta oma territooriumile. Ta lisas, aga nüüd on ukrainlased tugevamas positsioonis kui kunagi varem. Tugevamad kui 2014 aastal, tugevamad kui 20 sajandil ja tugevamad kui ühelgi varasemal ajal. Mõne jaoks võivad need tunduda tühjade sõnadena. Just nii tahab Putin, et ülejäänud maailm kuuleks, mida Zelenski ütleb. Aastaid on Venemaa president püüdnud kujundada narratiivi, et Venemaa on kõikvõimas jõud, mis vallutab Ukraina iga hetk. On möödunud üle 4 aasta ja see iga hetk pole ikka veel saabunud. Ometi jutustab Venemaa endiselt oma lugu ülemvõimust. Isegi nii hiljuti kui märtsi lõpus andis Putin Ukrainale 2-kuulise tähtaja Donbassist lahkumiseks. Vastasel juhul lubas Venemaa väed piirkonna üle võtta. Venemaa on seda juba aastaid üritanud teha. Seni pole neil see õnnestunud ja enne tuleb neil veel terve kindlusvöönd vallutada. Tegelikkus, mida me kohapeal näeme, on see, et see, mida Zelenski väidab Ukraina olevat, ongi täpselt see, milleks ta on saanud. Ja tulemused räägivad iseenda eest. Märtsis, kui Venemaa alustas kevadpealetungi, mis peaks viima Donbassi langemiseni 2026 aasta lõpuks, on Ukraina igas olulises kategoorias Venemaad edestanud. Pigamaa rindel tõrjus Ukraina ligi 90% Venemaa droonidest ja suurema osa tema rakettidest. Ja kuna vaid 1/10 Vene droonist jõudis sihtmärgini, oli Ukraina esimest korda sõja algusest peale pikamaa rünnakutes ülekaalus. Ukraina lasi märtsis Venemaa pihta välja 885 kaugmaa drooniga rohkem kui Venemaa Ukraina pihta, tabades kokku muljetavaldavat 7347 mehitamata õhusõidukit, mis tähendab, et iga päev ründas Vene territooriumi 237 mehitamata õhusõidukit. Kogu märtsikuu jooksul purustati rekordeid vasakule ja paremale. 17. märtsil kandis Venemaa rohkem kaotusi kui ühelgi teisel päeval 2026 aastal seni, kui 1710 Putini sõdurit langes Ukraina relvade tõttu. Kuu lõpuks oli Venemaa kaotanud 35 351 sõdurit, kes olid kas hukkunud või vigastatud. See on selle aasta kõrgeim näitaja ning üks suurimaid kuiseid kaotusi, mis on üle 4 aasta kestnud võitluse jooksul registreeritud. Aprill oli ka kuu, mil Venemaa kogukaotuste arv ületas 1,3 miljoni piiri. Ja Donetskis, mis on osa Donbassist, mille Venemaa peab endiselt Ukrainalt ära võtma, on Putini väed nüüd olukorras, kus nad kaotavad iga Ukraina ruutkilomeetri kohta, mille nad suudavad vallutada. 316 sõdurit. See vastab 0,38 ruutmiilile. Nii et Venemaa kaotab iga vallutatud ruutmiili kohta umbes 900 sõdurit. Mitte, et nad eriti palju vallutaksid. Märtsis ei saavutanud Venemaa üldse territoriaalseid edusamme, mis on esmakordne 2,5 aasta jooksul. Iga Venemaa saavutatud edu tasakaalustas Ukraina omapoolsete edusammudega, mille tulemusel kaotas Venemaa üle 35 000 sõduri ilma igasuguse edasiliikumiseta. Need on tulemused, mida Ukraina saavutab nüüd, kui tal on kõik vajalik enda kaitsmiseks. Ja mõne minuti pärast hakkame selgitama, miks Ameerika Ühendriigid peaksid väga hoolikalt jälgima, mida Ukraina teeb, sest Ukraina võib lõpuks mängida otsustavat rolli Iraanis. Aga enne kui selleni jõuame, oli Zelenskil veel palju öelda Ukraina muutumisest sõjaliseks jõuks, mis on enam kui võimeline end Venemaa vastu kaitsma. Täna ei ole meie diplomaatilised löögid enam sensatsioon, kuigi iga kord on see väga õiglane ja väga meeldiv uudis. Täna on meie Ukraina droonid põhimõtteliselt muutnud sõjapidamise lähenemist. Ja kunagi otsustas kõik suurtükiväe kogus. Nüüd on lahinguväljal kahtlemata kõige olulisem jalaväe vaprus ja droonide kasutamise ulatus, kuulutas Ukraina president.
Ta lisas, et Ukraina on välja arendanud omaenda elektroonilise sõjapidamise ehk EV-süsteemid ning et seni tehtud töö on viinud riigi kaugemale kui lihtsalt Venemaaga samale tasemele. Ukraina saavutab nüüd oma partneritega võrdsuse. Need, kes annavad Ukrainale, saavad nüüd riigilt ka ise midagi vastu. Kuna Ukraina töötab välja uusi strateegiaid Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks, loob ta kaitsepartnerlusi liitlastega Euroopas ja mujal. Zelenski sõnul mõtlevad paljud Euroopas nüüd sellele Venemaa ballistilisele ohule. See ei tohiks olla üllatus. Venemaa tegevus Ukrainas on pannud paljusid Euroopas arvama, et Putin ja tema kaaslased tahavad pöörata oma tähelepanu Euroopale ja selle NATO riikidele, kui neil õnnestub sõda Ukrainas võita. Ballistilised raketid oleksid võtmetähtsusega Venemaa rünnakus mõne Euroopa riigi vastu. Zelenski jaoks annab see fakt üksi juba võimaluse Ukrainale ja tema Euroopa liitlastele teha koostööd vastumeetmete väljatöötamisel. Ukraina võib olla see liider, ütleb Zelenski ballistiliste rakettide projektist rääkides. Ja taas tuleb Zelenski tõenditega, et näidata, kuidas Ukraina suudab astuda üles ühe võtmekaitsena, mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopat asuvate riikide jaoks, keda mõjutavad Venemaa ja Putini eesmärke toetavate riikide tegevused. Me tunneme seda praegu väga konkreetselt, kui Euroopa, Lähis-Ida, Pärsia lahe, Aasia ja Aafrika riigid kõik tunnevad suurt huvi Ukraina relvade ja Ukraina sõjalise ekspertiisi vastu, mis võiks neid kaitsta, kuulutas Zelenski. Ja ta tegi selgeks, et Ukrainal on olemas mudel, mille abil seda kõike ellu viia. Sellest mudelist räägime kohe lähemalt. Selles, mida Zelenski ütles, on midagi, mis annab veel ühe märgi sellest, et USA vajab Ukrainat, et aidata Iraanis. Tegelikult on neid kaks. Ukraina teeb koostööd riikidega Pärsia lahe piirkonnas ja Aafrikas. Pärast seda, kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev Iraani vastu, sulges Iraani režiim Hormuzi väina ja hakkas saatma droone oma laheäärsete naabrite territooriumile. Sadu Iraani Shahedi droon on välja saadetud ja just selliseid droone on Venemaa saanud ning seejärel edasi arendanud, et rünnata Ukrainat. Ukraina on nende droonide vastu loonud vastumeetmed, sealhulgas odavad püüdurid, mis on üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina droonide tõrje edukus on praegu nii kõrge. Laheäärsed riigid on sellele tähelepanu pööranud. Ukraina on sõlminud 10-aastased lepingud Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega, kes kõik soovivad kasutada Ukraina valmistatavaid relvi, et end Iraani vastu kaitsta. See läheb veelgi sügavamaks. Märtsis avaldas Zelenski, et Ukraina oli saatnud Lähis-Idasse üle 200 oma droonitõrje eksperdi, et täita kaitselepingutega võetud kohustusi. Need eksperdid teevad rohkemat kui ainult Ukraina uute laheäärsete liitlaste väljaõpetamist. Zelenski ise on avaldanud, et nad on olnud otseselt seotud Vene Shahed droonide hävitamisega, mis tähendab, et Ukraina sõdurid aitavad nüüd lahe piirkonda Iraani vastu kaitsta. Mis puudutab Aafrikat, siis RFI on avalikustanud, et Ukraina hoiab nüüd Liibüas 3 baasi, mida võidi kasutada Venemaa varilaevastiku vastu rünnakute korraldamiseks Vahemerel. Jällegi, see kõik tuleneb sellest, mida Ukrainal on pakkuda. Droonide alased teadmised ja relvad on muutunud väga hinnatud kaubaks ning Ukraina kasutab neid selliste suhete loomiseks, mida tal poleks kunagi olnud, kui Putin poleks sundinud Ukrainat end sõjaliseks jõuks muutma. Venemaa saab süüdistada ainult iseennast. Sõda, mis pidi kestma vaid päevi, on kestnud aastaid ning see on viinud selleni, et Ukraina suudab mitte ainult end Venemaa vastu kaitsta, vaid saab ka teistega koostööd teha ja neid toetada. Kõik see on saanud võimalikuks tänu sellele, mida Zelenski nimetab G2G ehk valitsustevaheliseks mudeliks. Selliste kokkulepetega keskendub Ukraina esmalt usalduse loomisele partnerite valitsusega ning alles hiljem liigub edasi kõige muu juurde. Lepinguid ettevõtete vahel selles riigis hakatakse läbi rääkima alles siis, kui on loodud valitsustevaheline raamistik. Just seda näeme praegu Pärsia lahe riikides, Liibüas ja paljudes Euroopa riikides. Ukrainal on olemas mudel, tal on relvad ning ta on valmis neid jagama, et aidata oma partnereid. Siin tuleb mängu Ameerika Ühendriigid. Praegu on USA sõjas Iraaniga, mis tekitab talle probleeme, mida Ukraina on suurepäraselt valmis lahendama. USA vajab Ukrainat Iraanis. Aga enne kui me selgitame, kuidas ja miks, tuletame meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Niisiis USA vajab Ukrainat. Miks? Enne kui me küsimusse süveneme, peame kiiresti tausta selgitama. 13. aprillil teatas USA, et hakkab Hormuzi väinas blokaadi kehtestama pärast seda, kui habras relvarahu Iraaniga lagunes. USA väidab, et Iraan ei kavatse oma tuumaprogrammi peatada. Seega kavatseb USA pöörata enda kasuks selle, mis on olnud Iraani peamine mõjutusvahend kogu operatsiooni Epic Fury vältel. USA blokaad tähendab hoopis midagi muud kui see, mida Iraan kasutas. Iraan kasutab kiireid paate, USA aga sõjalaevu. Ja kuigi see mereväejõudude erinevus peaks tähendama, et USA suudab edukalt blokeerida Iraani sadamat, tekitab see ka probleeme.
Alustuseks on sõjalaevad palju suuremad sihtmärgid kui kiirpaadid. Kui need laevad peavad pikemat aega samas kohas püsima, nagu see on blokaadi loomisel, muutuvad nad haavatavaks Iraani Shaheedi ohtudele. Veelgi enam, juba ainuüksi see, et selline blokaad on loodud, näitab, et Iraani sõda on taas puhkemas. USA president Donald Trump on juba ähvardanud, et igaüks, kes üritab rünnata USA laeva, lastakse põrgusse, mis näitab, et ta on enam kui valmis alustama veelgi rohkem õhurünnakuid, mis on viinud Iraani ründama nii paljusid oma Pärsia lahe naabreid vastuseks. Nendel mõjutatud laheriikidel on põhjus, miks nad on loonud partnerlused Ukrainaga. Nüüd peaks USA samal põhjusel tegema sama. Üks suurimaid ohte, mida Iraan kujutab endast ükskõik millisele vaenlasele, olgu see USA või keegi teine, on tema Shaheedi droonid. USA teadis seda juba ammu operatsiooni Epic Fury alguses ning on varem palunud Ukrainalt abi. Vähemalt nii väidab Zelenski. 5. märtsil ütles Ukraina president, et Ameerika poolelt on olnud palveid aidata neil toime tulla Iraani Shaheedi droonidega, mille tulemusel andis Zelenski Ukraina spetsialistidele juhised pakkuda kõiki vajalikke vahendeid, et aidata USA'l ja tema Pärsia lahe liitlastel tõrjuda Iraani rünnakuid. Tol ajal tundus Trump pakkumisele väga avatud olevat, öeldes: "Võtan vastu abi ükskõik millisest riigist." Ukraina nägi võimalust teha tehing. Tõrjedroonid Patriot rakettide vastu, mida Ukraina saaks kasutada end kaitsmaks Vene ballistiliste rakettide eest. Trumpi reaktsioon sellele palvele oli Ukraina abist keeldumine. Kuid nüüd, kui olukord Hormuzi väinas taas pingestub ja USA sõjalaevad saadetakse positsioonidele, mis muudavad nad Shaheedi droonide suhtes haavatavaks, peab USA tunnistama üht selget fakti. Tal on Ukrainat vaja. Ja selleks on 5 põhjust. Esiteks on midagi, mida oleme juba mitu korda maininud. Ukrainast on saanud droonisõja maailmameister. Laheriigid teavad seda, mistõttu nad sõlmivad Ukrainaga 10-aastaseid kaitselepinguid. Just neid samu Shaheedi droone, mida Iraan, nüüd USA, selle baaside ja tõenäoliselt varsti ka teiste vastu kasutab. Ameerika sõjalaevad on need relvad, millega Ukraina on suure osa sõjast tegelenud. Iraan andis Venemaale Shaheedi droon. Ukraina jaoks teeb see Iraani kaasosaliseks agressioonikuriteos Ukraina vastu, nagu ütleb riigi välisministeerium. See tähendab aga ka seda, et Ukraina on sunnitud välja töötama vastumeetmeid just nendele relvadele, millest USA peab jagu saama. Üks neist vastumeetmetest on püüdurdroonid. Ja see on teine põhjus, miks USA vajab praegu Ukrainat. American Foreign Policy Councili andmetel on Ukraina kogu oma sõja vältel Venemaaga arendanud püüdurdroonide tehnoloogiat. Nüüdseks on Ukraina selle tehnoloogia viinud täppisteaduseni. Väikesed püüdurdroonid kasutavad kombinatsiooni kineetilisest energiast ja mõnel juhul ka väikestest laengutest, et hävitada Shaheedi droone, mis on neist palju suuremad. Ainult jaanuaris kasutas Ukraina 40 000 oma püüdurdroonist, mis tõestab, et Ukraina suudab neid kaitserelvi toota suures mahus. Veelgi enam tõestab seda fakt, et Ukraina suudab nüüd ehitada umbes 1500 püüdurdrooni päevas, mis teeb kuus ligikaudu 45 000 drooni. On väga tõenäoline, et Ukraina suudab neid veelgi rohkem toota, eeldusel, et tal on investeeringuid sellistelt riikidelt nagu USA. Seega on Ukrainal olemas nii oskused kui ka vahendid, mida USA praegu Iraanis vajab. Kolmas põhjus, miks USA'l on Ukrainat vaja, on see, et hind on sobiv. Nõukogu lisab, et Ukrainal maksab ühe tõrjedrooni ehitamine kuskil $300 kuni $1200. See on USA kaitseeelarve kontekstis tühine summa. Ja isegi kui lisada juurdehindlus nende tõrjedroonide eksportimiseks USA-sse, on Ukraina tõrjedroonid palju odavamad kui Patriot raketid, mida USA on sageli kasutanud Iraani Shaheed droonide peatamiseks. Need raketid on tõhusad, kuid igaüks neist maksab umbes $4 miljonit, mis on liiga palju kulutada Iraani droonide peale, mille ehitamine maksab vaid $20 000 kuni $50 000. Isegi Ameerika enda tõrjedroonide katsed, nagu näiteks Lucas, maksavad palju rohkem kui Ukraina tõestatud lahendus. Üks Lucas droon maksab umbes sama palju kui Shaheed. Ukraina tõrjedroon maksab kuni 66 korda vähem kui kõige odavam Shaheed. See toob meid 4. põhjuseni, miks USA'l on Iraanis Ukrainat vaja. Ukraina on palju enamat kui lihtsalt odavate tõrjedroonide tootja. Te olete seda juba märganud tänu Zelenski kommentaaridele selle kohta, kui tõhusaks on Ukraina kaitsetööstus muutunud ja kui paljud Ukraina partnerid otsivad Ukrainast igasuguseid relvi. Aga räägime Ukraina innovatsioonist ka numbrites. 14. aprillil teatas United24 Media, et Zelenski avalikustas video, milles tutvustati 56 relvasüsteemi, mille Ukraina on ise välja töötanud. Nendest 56 olid 31 droonid, 7 olid raketisüsteemid, 4 olid elektroonilise sõjapidamise vahendid ja 6 olid robotiseeritud maismaaplatvormid.
Muude uuenduste hulka kuulusid 4 uut tüüpi soomusmasinat, 3 mehitamata meresüsteemi ja isegi mobiilne õhutõrjetorn. Mõtle korraks sellele relvade nimekirjale. Peaaegu igaüks neist on midagi, mida USA võiks kasutada oma sõjas Iraaniga. Lisaks tõrjedroonidele võiks USA kasutada Ukraina droone Iraani positsioonide ja kiirkaatrite ründamiseks. Samuti võiks ta kasutada mehitamata meresüsteeme nende paatide vastu. Ja mõned mobiilsed õhutõrjeüksused koos juba Ameerika sõjalaevadele paigaldatud kaitsesüsteemidega aitaksid oluliselt hoida neid aluseid turvalisena Hormuzi väinas. Ukraina on selline uuendaja, kes suudab aidata USA'l toime tulla peaaegu kõigega, mida Iraan nende vastu kasutab. Kuid sellest veelgi olulisem ja võib-olla isegi tähtsam kui ükski teine põhjus, miks USA'l on Ukrainat vaja, on see, et Ukraina pakub USA'le midagi, mida peaaegu ükski teine liitlane ei paku. Toetust operatsioonile Epic Fury. Donald Trump on korduvalt kurtnud selle üle, et Ameerika NATO liitlased ei ole valmis sekkuma Hormuzi väina taasavamisse ega sõtta, mille USA Iraaniga alustas. NATO ei olnud kohal, kui me neid vajasime, ja nad ei tule ka siis, kui me neid uuesti vajame, kuulutas Donald Trump pärast kohtumist NATO peasekretäri Mark Rutteriga 8. aprillil. Kas see on tõsi või mitte, on vaieldav. Tänaseni on USA ainus riik, kelle jaoks NATO on rakendanud oma põhikirja artiklit 5, et USA saaks pärast 11. septembri terrorirünnakuid oma NATO liitlastelt otsest abi. Paljud neist liitlastest läksid seejärel sõtta, esmalt Iraaki ja seejärel Afganistani, et aidata USA'd. Aga just seda ütleb Trump ja see näitab, et USA ei saa seda abi, mida ta oleks võinud oodata, kui ta alustas operatsiooni Eepiline raev. Aga Ukraina tahab aidata. Rohkem kui ükski teine USA liitlane on Ukrainal Iraaniga kana kitkuda, sest Iraan tarnib Venemaale Shahed-droone. 28. veebruaril, mil USA alustas operatsiooni Eepiline raev, avaldas Zelenski ise oma arvamust X-is. Ta tõi välja, et Venemaa on kasutanud Ukraina vastu üle 57 000 Shahed-tüüpi drooni, mida Venemaal poleks olnud, kui mitte Iraan. On oluline, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad otsustavalt. Iga kord, kui Ameerika näitab otsustavust, nõrgenevad globaalsed kurjategijad. See arusaam peab jõudma ka venelasteni, ütles Zelenski, lisades, et usub, et Ameerika tegevus toob lõpuks Lähis-Idasse rahu. Võib-olla oportunistlik. Aga see on umbes nii tugev toetusavaldus, kui USA on saanud operatsioonile Eepiline raev üheltki riigilt, kes pole sõjas otseselt osaline. Mida siis USA ootab? Ukrainal on vastumürk Iraani Shahedi droonidele. Ukraina suudab selle vastumürgi teha odavamalt kui ükski teine riik ning on saanud üheks kõige innovaatilisemaks sõjaliseks jõuks maailmas. Kõige tähtsam on see, et Ukraina tahab aidata USA'd. Ukraina valdab just seda, mida USA kõige rohkem vajab. Nüüd on Ukraina valmis vastama Ameerika kutsele, täpselt nagu USA tegi siis, kui Ukraina oli oma raskel hetkel. Ainus takistus, mis näib ees seisvat, on Trumpi administratsioon. Aga võib-olla suudab Ukraina asjatundlikkus teistes valdkondades veenda USA'd partnerlust looma. Lõppude lõpuks pole Ukrainal pakkuda ainult relvi. Ukraina on pidanud tegelema ka Musta mere blokaadiga seoses Venemaa sissetungiga ning tal on tegevusplaan, mida USA võiks järgida, et taas avada Hormuzi väin. Saate sellest tegevusplaanist ja sellest, kuidas Ukraina võiks USA'd selles olulises veetees aidata, rohkem teada meie videos. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et näha rohkem kajastusi Ukraina sõjast ja operatsioonist Epic Fury. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!